Enne kui mina noortestuudiosse tulin, mängisin ma jalgpalli päris jõudsalt. Arvasin, et minust saab jalgpallur. Kahjuks läks kuidagi teisiti. Ma sain suht kiirelt aru, et sellega küll kaugele ei jõua. Siis proovisin uut asja. Wrestlingut. Selle peale mu ema tahtis mulle ise taignarulliga vastu pead anda ja öelda, et poiss, sulle tuleb mõistus pähe tagasi peksta, sest seda sa küll tegema ei hakka. Ma otsin sulle mingi teise koha, kus sa saaksid areneda niimoodi, et sa ennast ära ei vigastaks. Ja siis jõudiski kätte aeg, kui mind võeti vastu Nukuteatri noortestuudiosse. Ja ma võin omalt poolt öelda, et tegemist oli gümnaasiumi ajaga, üldiselt väga stressirohke aeg, kool, eks ole, prioriteet. Aga mul juhtus selline asi, et mu prioriteet muutus. Jah, kahjuks kool läks teisele kohale ja esimesele kohale tõusis noortestuudio. Miks? Seal olid inimesed ja väga kallid inimesed tänapäevani. Pooltega neist olen ma iga päev kohtunud teatrilaval ja ma võin öelda, et see oli minu elu kõige õnnelikum aeg. Sest see oli koht, kus kõiksugu koolipinged, stress ja asi lahtus, sest tekkis nii-öelda mingi oma mull, mingisugune muu maailm, kus kõik mured ununesid ja sa said tegeleda elu mõtestamisega. Mul on üleskutse kõikidele noormeestele 9. kuni 11. klassini. Teil on ainulaadne võimalus tulla noortestuudiosse, kus ootab teid ees 11 tüdrukut. Ma luban, te ei kahetse. Olge kohal 14. ja 15. oktoobril Eesti Noorsooteatris. Vaadake lisainfot noorsooteater.ee.